Me asume praegu paljudele eestimaalastele, kindlasti aga kõigile tallinlastele väga hästi tuntud teatud kohas. Nimelt Mustamäe nõlval. Ja kui me vaatame Tallinnale, siis näeme seal väga palju erinevaid pinnavorme. Seal on rannikutasandlik, tahamal isegi on näha meri. Me näeme Toompea saarlava, näeme siin luiteid ja me ise asume Liustikujõe delta pinnal ja selle alt tuleb välja isegi moreeni ja sellest kõnelevad siin olevad suured rahnud. Ühes filmis ei ole võimalik rääkida kõigist erinevatest pinnavormidest. Kahtlemata me peame oma tähelepanu pöörama ühele rühmale ja seekord me valisime liustikutekkelised pinnavormid. Neid me jälgime mitte üksnes Eestis, vaid ka Soomes ja need pinnavormid on kohati sarnased, kohati aga väga erinevad ja filmi käigus me näemegi, milline on sarnasus ja milline on erinevus. Soome territoorium asub nimetatud kilbil, Balti ehk Fennoskandia kilbil ja seal graniitidel, magmakivimitel lasub kohe liiv ja kruus ja seda on Soomes tõepoolest küllaga. Me sõitsime siia Kuusalu liivakarjääri täiesti tasast maad pidi. Ja paljud eestlased ütlevad ja samuti ka soomlased, selline maastik on ju väga igav. Tõepoolest, praegu võib tunduda igavana, aga kui me vaatame tagasi, mis toimus siin 12 000 aastat varem, siis oli pilt hoopis teistlaadne. Siin tormitsesid väikesed jõekesed, ojakesed, kes kandsid liustikust kokku tohutul hulgal liiva ja kruusa. Kui see materjal setis maismaal, siis sellist pinnavormi nimetatakse sanduriks, ehk sõnast sand, liiv. Kui ta aga kuhjus Jääpaisjärves, siis sellist pinnavormi nimetatakse Liustikujõe deltaks. Ja sandurites ning Liustikujõe deltades peituvad Eesti kõige suuremad kruusa- ja liivavarud. Ainult nende kättesaamisega on tegu, sellepärast et eestlane ja soomlane mõlemad on huvitavad inimesed, tahavad ja ehitatakse teid ja hooneid, aga keegi ei taha anda kaevandamiseks maad, mitte ükski vald. Kuid pärast kaevandamist, praegu see pilt on trööstitu, need alad rekultiveeritakse, metsastatakse ja mitmekümne aasta pärast juba keegi ei märkagi, et siin on kunagi toimunud kaevandamine. Eestis on palju selliseid pinnavorme, milliseid nimetatakse mõhnadeks. Soomes on neid vähe, kuid Karjalas seevastu jällegi väga palju. Ja kust tuleb siis selline naljakas sõna eesti keelde? Selle Wiedemanni sõnaraamatu vahendusel. Ja eks tema vaatas töömeeste rakkuskäsi ja kui nad siis oma käe rusikasse tõmbasid, siis siin, nagu näete, on sellised ümargused kühmukesed. Ja mõhnad ongi ümarjad liivast, kruusast koosnevad pinnavormid. Nende kujunemisviise on palju, kuid kõige tavalisem on selline lihtne tee, kui mandri ja taandus, mandri ette kujunesid liiva-kruusaväljad ja sinna jäid maha ka paljud jääpangad. Ja sellesse kohta, kus oli varem jääpank, ta sulas ära, sinna jäi nõgu, mis sageli hiljem siis sai järvede asupaigaks ja nende vahele jäid ümarjad künkad. Eriti palju järvi on Kurtna mõhnastikus. Kuid need on ka mujal, näiteks praegu me oleme Viitna mõhnastikus, siingi on mitu järve. Nad on väga ilusad, puhtaveelised tavaliselt ja loomulikult on nendes kohtades hea puhata, eks minulgi on siin kena istuda ja järve peale vaadata. Kui minult küsida, millised on nii Soomele kui ka Eestile kõige iseloomulikumad liustikutekkelised pinnavormid, saab vastus olla vaid üks. Need on oosid ehk vallseljakud.
kilomeetrite, kümnete kilomeetri pikkused ahelikud, mis koosnevad kruusast ja veeristikust ja nõlvad on väga järsud, kuni 30–35 kraadi. Ja kuidas siis sellised seljakud kujunesid? Teooriaid on väga palju. Nad võisid kujuneda liustiku all, liustiku peal, liustiku sees. Kuid kõige levinum teooria on selline, et oli liustiku jõgi ja selle nõlvad olid jääst. Sinna vahele kuhjus liiv, kruus ja veeristik ja pärast liustiku sulamist loomulikult jäidki sellised ahelikud ja kõrvale jäi tasane maa. Ja kõige rohkem oose on meil Lääne-Virumaal ja siin on kõige ilusamad ja kõige pikemad. Ja see on ka loomulik, et Lääne-Virumaa pealinn Rakvere saab uhkeldada väga toreda linnamäega, mis asub Oosi lael. Just enne me filmisime Rakvere lähedal olnud Pahnimäge. Seegi on Oos ja ka seal oli varem linnamägi. Eestlased ehitasid oma linnamägesid kas voortele, oosidele või siis moreenküngaste lagedele. Ja loomulikult kõige paremaks selleks olid oosid, et vaadake, kui järsunõlvalised on ja kui raske on sinna vaenlasel üles ronida. Ja hiljem, kui tulid meile võõrvallutajad, eks nemadki vaatasid, kuhu eestlased oma linnused olid ehitanud ja nad kasutasid samu paiku, nii nagu siingi Rakvere linnamäel. Kui me vaatame Oosiga seotud teisi pinnavorme, siis sageli on Oosi lael või ka Oosi kõrval mitmesugused lohud, nimetatakse Oosi lohkudeks ja palju ees neist paiknevad järved. Me oleme praegu Uljaste Oosi lael, kust avaneb hea vaade kaunile Uljaste järvele. Järv pole geoloogiliselt huvitav, ta on rabastuv ja tekkelooliselt midagi erilist ei paku, kuid Oosi lael olevad lohkvormid, mida nimetatakse söllideks, pakuvad palju suuremat huvi. Need on nimetatud surnud jääpankade asemed. Liustiku jää võib olla aktiivne, kui ta peale tungib, passiivne, kui ta taandub ja surnud jää, kui ta on juba aktiivsest jääserast eraldunud. Ja just sellised surnud jääpankad kujundasidki sellised lohkvormid, milliste mõõtmed on väga erinevad ja Eestis pea kõige suuremad ongi siin Uljaste Oosi lael. Vaivara sinimäed on Eesti üks kõige uhkemaid liustikutekkelisi pinnavorme ja Vaivara sinimägest nimetatakse rändpangasteks. Ja praegu ma toetan oma käe Lubja kividele, mis on siia toodud üsna kaugelt, 5 kilomeetri kauguselt Põhja-Eesti paekaldast, kus nad omal ajal liustiku poolt lahti murti ja siia kohale toodi. See paljand oli varem eriti uhke, oli näha kurrutanud kihte ja nende kurrutanud kihtide vahel oli ka siis liustiku sete moreen, mis kõneleb sellest, et need tõepoolest on liustikutekkelised moodustised, mitte tektoonilised, nagu mõned uurijad arvavad. Ja kohati on liustikujõe tekkelised seted väga tugevasti lubitsemendiga sementeerunud. Ja sellist setet nimetatakse konglomeraadiks, juhul kui on tegemist ümardunud osakestega ja pretsaks, kui oleks tegemist teravakandiliste tükkidega. Ja siin, kuigi ta on tugevasti kivistunud, on ilusti näha liustiku tekkeliste setetele omast kihilisust ja seda nimetatakse põimkihilisuseks. Kord on nad kallakud, kord on lainelised ja moodustavad sellise huvitava mosaiigi. Sinimäed on 3 omavahel ühendatud küngast. Kui me siit vaatame, nad ei tundugi eriti suurtena ja tekib küsimus, et miks siis oli omal ajal neid nii raske vallutada, sest 1944. aastal toimusid siin ju teise maailmasõja kõige verisemad lahingud Eesti territooriumil. Me oleme praegu väikesel teekesel Sinimägede idanõlval. Ja kui me ka eemalt tegime pildi mägedest, siis nad paistsid küllagi madalatena. Aga kui me praegu vaatame üles, siis näete, kui palju meetreid jääb kõrgemale ja veel rohkem meetreid jääb siia allapoole. Ja seetõttu on arusaadav, miks nendel mägedel oli selline oluline sõjaline tähendus.
Ja siia rajati kaitseehitisi juba Põhjasõja aastatel ja eriti tugevasti kindlustati seda piirkonda enne Esimest maailmasõda ja siin ongi praegu Esimese maailmasõja aegsed kaitseehitised. Ja peab ütlema, et nende ehitiste rajamisele aitas geoloogia kaasa. Me vaatame kihtide kallakust, siis need langevad lääne suunas ja loomulikult oli neid kihte kergem välja võtta, kui oleks tegemist horisontaalsete kihtidega. Nii Eestile kui ka Soomele väga iseloomulikud pinnavormid on voored. Ainuüksi Eestis on üle 1000 voore. Voored on leivapätsi kujulised, peamiselt moreenist koosnevad pinnavormid, millel liustikupoolne ots on pisut kõrgem. Ja voorte vahele jäävad nõod, mis sageli on siis täitunud veega, moodustades voorte vahelisi järvi. Meie au ja uhkus on Saarjärve suur voorestik, mis kujunes ajal, kui liustik oli veel nii paks, et ta liikus üle Pandivere kõrgustiku ja kujundades oma taha siis meie hiidvoored. Teised voored kujunesid ajal, mil liustik oli õhem, näiteks Türi voorestik, kus juba siis jää liikus aluspõhjareljeefi mõjul ühes või teises suunas ja kujundades siis väikevoori. Ja kuidas voored siis kujunesid, siis kõige lihtsam ette kujutada, et kui te võtate leivataigna, lasete sõrmedega sealt läbi, siis seal kujunevad vaod ja vahele jäävad kõrgendikud, need ongi voored. Eestis on alanud kevad ja sulavad isegi viimased lumelaigud, mida me siin praegu näeme. Tulevad soojad ilmad ja kõik me tahame minna loodusesse. Ja looduses me näeme mitte ainult lilli ja ei kuula linnulaulu, vaid meil on võimalik jälgida väga erinevaid pinnavorme. Selles viimis kõnelesime me ainult ühest pinnavormide rühmast, mis on kujundatud liustike poolt. Praegu kõneldakse palju kliima globaalsest soojenemisest, mille käigus liustikud pidavat sulama ja ka suured alad Eestis pidavat olema üle ujutatud veega. Kuid ärme kõike seda usume, sellepärast, et on võimalik ka hoopis teine stsenaarium, et üsna lähitulevikus algab uus jääaeg. See kujundab kahtlemata varasemad pinnavormid ümber, kuid üldreeglina need pinnavormid on ikka enam-vähem samasugused, milliseid me nägime filmis nii Eestis kui ka Lõuna-Soomes.